Benjamina ranniku linna lähedal kaevasid arheoloogid välja 2 erakordselt hästi säilinud marmorpüsti antiik-Rooma perioodist. 1700 aasta vanused kujud leiti näoga allpool iidse veinipressi süvendist. Leida need korralikult ja tahtlikult sinna asetatuna näoga allapoole on see. Me saame aru, et need peideti meelega, et neid ei varastataks ega taaskasutataks. Esemed pannakse selle nädala alguses avalikult välja Tel Avivi Iisraeli muuseumis. On uskumatult haruldane leida 2 terviklikku püstikuju, sest tavaliselt kasutati neid materjalina uuesti või muudel eesmärkidel. Ja, et need on siin meie ees pärast 1700 aastat maa all olemist on väga põnev ning meil on uhke tunne seda näidata ja maailmaga jagada. See ongi põhjus, miks on nii haruldane selliseid asju Iisraelis leida. 2 Rooma perioodist pärit skulptuuripea ja ülakeha avastamine toimus väljakaevamiste viimasel päeval, mida rahastas Iisraeli raudtee osana suurest infrastruktuuriprojektist, mille eesmärk on 2-kordistada rannikuliini Tel Avivi ja Haifa vahel. Raudtee laiendamine nõudis enne tööde algust ulatuslikke arheoloogilisi uuringuid. Väljakaevamistel avastati ulatuslik Bütsantsi ajastu veinivalmistuskompleks, kus olid tallamispõrandad, filtreerimisbasseinid ja viinamarjamahla kääritamiseks mõeldud kogumiskaev. Väljakaevamiste viimasel päeval leitud kujud on umbes 55 sentimeetrit ehk 22 tolli kõrged ja kaaluvad ligikaudu 60 kilogrammi ehk 132 naela igaüks. Kui me kohale jõudsime ja hakkasime ise väljakaevamisi tegema ning leida avastama, siis olime hämmastunud, nähes suuri marmorfiguure. Ja kui me seda vaatasime, olime šokeeritud. Me ei suutnud seda uskuda, sest see tundus liiga hea, et olla tõsi. See on eluavastus, eriti sellise kvaliteedi ja säilivusega. Võis näha, et see kuju on täiesti terve, välja arvatud nina. Püstide avastamine tekitab mitmeid pisimusi, sealhulgas keda need kujutavad, miks need leiti näoga allapoole ja kuidas püstid Benjaminasse sattusid. Kui teadlased jätkavad selle 1700 aasta vanuse mõistatuse lahendamist, saab avalikkus lõpuks sel nädalal Tel Avivis neile iidsetele kujudele silma vaadata.